tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma olen hetkel Eestis. Ma jõudsin siia siis kolmapäeva õhtul. Täna on juba reede õhtu, ehk siis ma olen 2 päeva siin olnud. Ja täna on siis 15. august. Minu sünnipäev on 10 päeva pärast, aga kuna ma lähen nüüd juba järgmise nädala neljapäeva hommikul tagasi Hispaaniasse, siis ma ei ole siin ühtegi muud nädalavahetust Eestis, mis kuidagi minu sünnipäevaga kattuks ja kuidagi mingi 6 aega hiljem ka pidada ei taha, pigem ma pean 9 päeva varem seda, nii et ma pean homme oma sõpradega sünnipäeva. Ja ma olen nii elevil, reaalselt ma olen nii elevil, nii et sellest tuleb siin minu sünnipäeva vlog. Kõigepealt siis peame mu sünnipäeva, täna teeme ettevalmistusi selleks, homme on sünnipäevapäev, siis peopäev ja siis päris sünnipäeva ka muidugi näitan, mis minu päris sünnipäeval teeme. Aga sest ma reaalselt vist juba nüüd 4. aastat äkki filmin oma sünnipäeva, ma ei saa see aasta ka mitte filmida, nii toredad mälestused, nii et tere tulemas mu sünnipäeva vlogi. Ma saan 24, ehk siis kui te seda videot näete, siis ma olen 24, kui keegi küsib. Ma olen maaaastal sündinud, see aasta on maaaasta. Nii et see aasta peaks täiega minu aasta olema. Ma ei ütleks hetkel, et see kuidagi väga palju... Okei, mida ma ajan? Ma ütleks, et see väga palju erineb mu eelmistest aastatest, aga sel aastal me läksime ju Hispaaniasse, nii et loomulikult see erineb. Nii et mis ettevalmistusi ma siis teen? Ma pean oma sünnipäeva oma vanemate, või ütleme minu lapsepäeva kodus siis vanemate juures majas. Mul on vaba maja, mu vanemad on hetkel reisil, nii et ideaalne ajastus igatepidi. Mitte mu vastu, et nad oleksid ka mu sünnipäeval, aga ikkagist siukene, kuidagi see ajastus kõik klapib lihtsalt nii hästi, et homme siis umbes tuleb mul mingi 15 inimest külla, pluss siis mina ja mu vend, ehk siis kokku mingi 17 inimest, nii et rahvast on päris palju. Selleks mul on siis maisushist tellitud sushit ja mul on heavenleid päris palju, et heavenlitega saab teha kokteile. Ja siis, mis ma ise teen juurde, mõtlesin korraks, et ma teen Pavlovat, aga ma just rääkisin MC-ga telefonist, ütles, et Pavlova ei ole väga hea nagu ette teha, et peaks nagu enne serveerimist selle ära tegema. Siis ma mõtlen, ma ei viitsi hakata sellega mässama päris niimoodi, et ma nüüd enne serveerimist nagu hakkan seal tegema. Ma tahaks, et mul oleks nagu kõik valmis, et ma saan õhtut lihtsalt nautida, nii et ma teen küpsise kooki. Ja siis ma teen ka makaronist salatit, ostan snäkke, ostan alkoholi ja tegelikult ma peaks mõned mängud ka veel välja mõtlema, muusika playlisti tegema, inimestele saatma selle, kuidas üldse jõuda sinna, kuhu on vaja jõuda homme peopaika, sest et Google Maps juhatab nagu väga X-teed pidi ja veis ka, nii et ma pean neile nagu kirjutama selle õige juhendi ette. Ja nüüd praegu lähengi kõigepealt, olen siin Mustamäel hetkel, lähen kõigepealt siia USA Today Outleti. See on reaalselt minu lemmikaltsukas, ma vaatan äkki ma leian mingi ilusa kleidi endale sealt. Ma käisin siin kunagi kogu aeg, me elasime siin lähedal. Ja siis ma käin veel Lidlis ja siis vaatan kuskil oleks veel vaja käia. Nii et tegemist jagub. Tulge minuga kaasa. Ja õhtul siis täna teen mässan valmis enamus asjad, et teen salati valmis, teen koogi valmis ja vaatan, see ongi põhiline tegelikult, et need juba võtavadki päris kaua aega. Aga hakkame tegutsema, kell on juba päris palju, kell hakkab 7 juba varsti saama, nii et let's go! Aga hull. Ma ostsin 3 reaalselt suurt kotid, et süüa. Ma käisin Krossis ja see läks reaalselt 76 € ainult. Reaalselt käige Krossis, see ei ole sponsord, aga siin on ikka palju odavamad hinnad kui mujal toidupoodides. Käidud, nüüd pean ainult Pepkos käima, ühekordsid nõusid võtma ja Prismas võtma ciabatta bruschetade jaoks, et seda siin ei olnud. Või ühekordsed nõud olid, aga
ei olnud midagi ilusat. Oih, tahaks ilusamat. Järgmine pettus, City Alko. Ma olen strong, independent woman. Õues hakkas nagu lampi täiega sadama, mingi äikesevihm tuli, aga ma tahtsin kasvuhoonest nii väga tuua MC kasvatatud tomateid. Jõudsin kasvuhoonde, täiega äikest lõi. Kiiresti jooksin kasvuhoonest ära, mul oli nii reigelt ära praegu. Ma olin juba terrassi peal ja mingi konn hüppas mulle jala peale, ma lihtsalt kiljusin üle kogu küla. Ma arvan, kõik kuulsid seda. Ma nii ehmusin, see oli nii suur konn ka, hea, et ma tuleb peale ei astunud ausalt. Aga ausalt parim MC kasvatatud tomatid, nii head. Aga ma mõtlesin, ma teen teile kiire toidupoe hauli, kus ma panen teid. Nii, ma ostsin räigelt alkoholi, on ju. Ma ostsin ma vaatasin teleka. Siis 3 erinevat siidrit, mingid huvitavad siidrid olid seal. Siuksed ma ei olegi näinud enne, tundusid väga head. Ma ei tea, kas ta on Eesti kaup, vist ei ole Eesti kaup, Läti kaup, aga ta on ökosiider. Nii et 3 siukest ostsin. Siis mul on Heavenleid palju, on ju, ma mõtlesin, et inimesed saavad endale kokteile teha, kes tahab. Ja ostsin siis valget rummi. Saab kõrvale veel... Ma unustasin sidrunit ja laimi osta, okei, ma pean seda homme tegema. Igatahes valge rumm. Siis on mul siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat veini. Ma ei hakanud kõiki näitama. Prosecco on ka siin siis üks, sest ma tean, mul sõbranna väga armastab Proseccot, nii et talle ma ostsin siis selle. Teised ma tean, et nad joovad lihtsalt põhimõtteliselt kõike. Üks väga hea Riesling on siukene, selle ostsin siis. Ostsin veel paar Rieslingut, 2 roosat. Ei oota, see on Brut ja see on roosa vein. Ja siis 2 valget veini ostsin ka veel. Nii et suhteliselt igale maitsele. Ja ma vaatasin muidugi veinide puhul, et oleks mingi märgis ka peal. Vaata, kui ise ei ole enne joonud, siis ei tea never nagu. Kui hea see on ainukene, mida ma siit tean, et on hea, on reaalselt see Riesling. See mulle väga meeldib, vähemalt kunagi meeldis. Ja siis ma ostsin muidugi ka sixpacki õlle. Ma arvan, seda väga ei lähe, kuigi mehi meil siin on. Aga ma arvan, nagu, tead, jood ka veini. See on naise sünnipäev, nagu siin ei peagi mingi reigelt õlle olema. Pluss saab teha kokteili, mul on kokteilimad perel, on siidrit, on veini, et nagu selles suhtes kõik on. Ega ei jõuagi mingi, ma ei tea, kui palju asju osta. Aga teeme ühe väga kiire, kõige kiirema toidupoe hauli. 2 pakki makaronisalatisse, siuksed 3 tipikastet, 5 selgaküpsist, 1 sidrun. Tore, et ma ainult ühe ostsin. Kohupiimasid ostsin ka vist 5 tükki. Vahukoor on ju. Mingisugune hapukoor. Igaks juhuks piima, sest et äkki keegi tahab ka kohvi juua. Vorst ostsin, need on lihtsalt siukseks söömiseks vorstid. Mozzarellat, sest ma teen bruschettasi. Siis ostsin ciabattad bruschettade jaoks. Siis ostsin Pepkost siuksed ilusad ühekordsed taldrikud. Ja seal ei olnud reaalselt väikeseid taldrikuid, mitte mingid teistsuguseid kui ainult sellised. Aga miks mitte, see on ka nagu kind of cute. Ja siis ma ostsin ka roosad õhupallid, siin on 40 tükki sees või 45. Ma mõtlesin, ma nägin tegelikult Pinterestis ja TikTokis, et saab teha niimoodi, et vaata, muidu peab olema õhupallis heelium sees selleks, et jääks nagu lakke kinni. Aga ma nägin ülihead nippi, et sa puhud lihtsalt tavalised õhupallid täis, paned sinna üles nagu teibi, teed selle teibi nagu kahekordseks ja siis lihtsalt tükk, paned lakke. Ja ma mõtlesin, et ma panen need siis kuskile sinna lakke võib-olla. Või siis teen nagu õhupallipundid ja lihtsalt panen kuskile. Siis ma ostsin muidugi Prismast ka jääkuubiku, kõrred, siuksed nunnud, uued ujukad ostsin Pepkost, neid ma hakka näitama. Ja siis ma ostsin 2 ja 4 siis... Oota, kui ma pidi see on 42, 2 ja 4, 24 siis küllad.
paprikad. Ma tean, mu emsil on ka kurke, aga tal ei ole neid nii palju. Ma pigem kurke sööks ausatades siin niisama, mitte salati sisse, nii et salati sisse ostsin poest siis nagu kurke ikka kuhjaga, et kurk makaronisalatist on must have. Siis 3 suitsuvorsti, samuti makaronisalati sisse ja muidugi, mis peab olema makaronisalat, on hapukurk. Siis küüslauk jällegi bruschetta jaoks. Jeesus, nagu näete, kui palju asju, see alkohol välja arvata, kõik toiduasjad, ma sain 76 euroga Krossis. See on ikka crazy, reaalselt inimesed käiga Krossis nagu. Miks viia oma raha kuskile mingi mujale, kui reaalselt need tõstavad räigelt hinda Krossis, et tõsta nagu nende reklaam ütleb ka. Ma arvan, nad ei valeta ka. Ma ostsin veel paprikateks 3 erinevat tahveli krõpsu. Krõps peab olema igal sünnipäeval, ükskõik kui vanemaga elas, krõpsu peab olema. Siis ostsin kotitäie ploome, nad nägid lihtsalt nii head välja seal. Ja praegu on ploomihooaeg ka ja ma eelmine aasta sain ka Krossi ploome, väga head olid. Tomateid bruschetta jaoks jällegi, ma tean, mu emsil on tomateid, aga ma tahaks kasutada pigem poetomateid sükest asjade tegemiseks ja siis nagu kasvuhoone tomatid ikkagist niisama süüa, sest et noh, need on niisama nagu kõige paremad. Veits viinamarju ka. Viinamarju peab ka olema värske laual ikkagi, 2 karpi. Siis me ostsin 2 karpi ka mune, jällegi salati sisse. Ei kuskile mujale. Siis ma ostsin veits sükest mingit magusat snäkki ka, et mingid küpsised, need nägid lihtsalt nii head välja. No, fokuseeri, nii, need nägid väga head välja. Ja siis ostsin ka muidugi juustu. Palju ma juustu ostsin? Saingi ainult 2 juustu, sest 1 juust ei läinud seal kassas millegi pärast läbi. No, vahet ei ole. Ma ei ole ise väga eriline juustusõber ka, nii et ma arvan, väga vahet ei ole. Mingi 2 sükest juustukest siis sain. Vaatab, võib-olla homme peab niikuinii poodi minema, ostan äkki juurde. Ühed mingid sellised küpsised sain, mis nägid ülihad välja. Ja põhimõtteliselt ongi kõik veel need küpsised, ordiküpsised ja mozzarella ja tipikaste. No, tegelikult täiesti uskumatu. No, mis raha eest ausalt? Ma arvan isegi Hispaanias ei oleks saanud sükse raha eest. Võib-olla oleks ka Alcapo poes, aga no, ma ei tea. Ma olen nagu amazed ausalt. Ja mul on ka see, et kui ma pean oma sünnipäeva, kui ma kutsun inimesed kokku, siis ma teen seda korralikult. Ma ei hakka kuskilt kokku hoidma. Kui on vaja kokku hoida, siis ma lihtsalt ei teegi oma sünnipäeva. Ja kõigele sellele kraamile lisaks siin tuleb ju tegelikult ka 2 suurt vaagnatäit sushit, nagu mega suured vaagnad. Ja ongi kõik vist. Et korralikult manti ikka. No ütleme, kõik alkohol välja arvati tõesti 76 euri. Ma ikka olen nagu väga üllatunud. Tegelikult kell on nii palju. Kell on reaalselt varsti 10 või? Pool 10. No ühesõnaga, kõht on täiega tühi. Väga palju asju on vaja veel teha. Ma tahan täna kindlasti salati ära teha. Ma tahan kindlasti ära teha küpsise torti. Ja küpsitordi jaoks ma tahan minna tegelikult õue, et korjata punased sõstrid, et teha toormoosi sinna vahele. Aga nii hullult sajab, et ma pean veits ootama ja pimedas muidugi ei ole ka kõige parem, aga noh, mis sa häda pärast tead ikka teed. Punased sõstrid korjad tegelikult üliruttu. Aga davai, ma rohkem ei pläkuta, ma tahaks kõigepealt nüüd süüa ja siis ma hakkan tegutsema. Nii et mul on lisaks tegelikult ka kadarpiku mahlasid homseks. Nendes ka kokteile teha. Kes ei teadnud siis näiteks sellest, on siis piparmünt tuleb väga hea kokteil, nii alkovaba kui alkoga. Vist päed jääd, sidrunit, laimi, kas koos rummiga või ilma. Jääb mega hea. Ja siis mul on lisaks tegelikult on mul ka beebiporgandeid, mida panna lauale. Täitsa mitu pakki. Nii et nii see on. Siis kui lihtsalt on suvavihmast ja korjad vihmaga ja pimedas punased sõstreid. Aga sai kätte ilusti. Vot, see kauss siin on, ma arvan, vanem kui mina. Mu ema on eluaeg siia teinud salateid, kui on sünnipäev. Kui see kauss tuleb välja, siis tähendab seda, et sünnipäev on kätte jõudnud kellelgi. Oih, siin on veel mingid asju sees. Aga siia sisse hakkame tegema makaroni-salatit. Ja ma ütlen ausalt, kunagi tundus see kauss kuidagi suurem. Väiksena tundus see kauss eriti suur. Ja see on ka kusjuures tupperware. Nii et
vana hea tupperware. Suur kausitäis makaronisalatit on valmis ja see tuli nii hea ja nüüd on aeg küpsisekooki teha, aga ma vastasin, et ma ostsin kogemata ühed kookoseküpsised, teised on kõik vist ühesugused. Peaksid olema klassik, aga ühed ostsin kogemata kookose, aga võib-olla mul ei kulugi 5 pakki, nii et polegi. Minu järgmine töö on teha need toolid kõik siin puhtaks, mis siin õues on. Seda mulle ema ka alati õpetanud, kõik toolid alati enne külaliste tulekut puhtaks. Nii et teeme need korralikuks. Nii, ma jälle vahepeal update'in teid. Ma vahepeal panin siia need toolid. Et need toolid olid tegelikult meil siis üürikas, kui me siin Eestis elasime. Et need tegelikult mu venna omad, aga need olid meil üürikas ja siis kui me Hispaaniasse läksime, siis ma tõin need siia. Vanemate juurde nüüd on neid hea siin kasutada, on rohkem toole. Siis tegin need õuetoolid vahepeal puhtaks, siis tegin selle kiigu vahepeal puhtaks ja panin sinna selle pehmenduse. Kassinempsi tomatid ära, kassinempsi amplid ära ja siis vaatasin just siin laudlinu, et emps mul ühe laudlina ka jättis. Et mul on ühte veel vaja, üks laud on seal taga, mida ma tahan, seal on nagu toolid ka juba küljes, et siis jälle saab istumiskohti juurde ja selle võib-olla panekski siis siia. Ma nii loodan, et sadama ei hakka, sest et pilved nagu on siuksed veits kahtlased, aga mulle tundub, et need lähevad ikkagist eemale, et siuke pilvitab ja siuke kahtlane, aga mul vend peaks ka võib-olla varsti tulema, siis ta aitab mul siit ära niita need asjad ja siis saab selle pinksi laua, mis seal taganurgas on, saab ka siis siia tõsta, et saab pinksi mängida. Aga ma ei teagi, mis ma selga panen. Ma ütlen ausalt, ma olen üks halvemaid koogikaunistajaid, aga vist sain kuidagi moodi hakkama. See tükk tuli siia legit eile õhtul lihtsalt selle pärast, et ma lugesin, et muidu ei jagu igale ühele nagu ühte tükki, aga niimoodi ilusti jagub. Muidu ma ei oleks seda siia teinud, aga noh, jah, mis seal ikka. Võib-olla ostan veel tuhksuhkur ka, sest et ma veits kardan, et äkki see kook ei jäänud piisavalt magus, sest see kreemi osa siin ei olnud nagu, ma ei magustanud seda väga, ma panin siia natukene ainult. Aga noh, küpsised iseenesest on magus, et samas on siin päris tummine mustsest remoos, punasest remoos vahel, mis on ka ainult natuke magus, nii et ja ma arvan, et ma veits peaks siia nagu tuhksuhkur peale puistama ja siis ta on veel ilusam. Tegin oma lokid lahti, näevad päris kriisid praegu välja, aga ma kujutan ette, et need kukuvad päris kõvasti alla. Eriti nagu need näevad kriisid välja. Aga ma lasen neil lasta spreidul peale. Hea, et ma nüüd praegu lahti tegin, aga ma lähen käin nüüd kähku veel poes ära. Siis ma jõuan tagasi, käin pesus, teen meigis, mul peakski juba vend varsti jõudma ja mul peaks ka sõbranna varsti jõudma. Ja ma ei tea, suht palju ettevalmistusi on tegelikult tehtud, enamus on tegelikult tehtud. Nii et sellega on kõik hästi, lihtsalt ongi vaja nüüd ennast korda saada ja poes kiirelt ära käia. Nii et let's go! Tulin korraks räntima. Mul on siin oma jääkohvi. Ja ma olen valmis. Nagu, mul lihtsalt läks tuju nii ära praegu, ma ei suuda nagu. Lihtsalt see on nii nõme, kui inimesed ütlevad viimasel hetkel ära, et nad ei tule. Ma saan aru, et on mingid põhjused, nagu, et jääd haigeks või mis iganes. Aga nagu kui on lihtsalt ette käinud, et see teeb nii kurvaks lihtsalt. Mulle 14 proomaks. On jah? Ma pidin olema nagu osaline. Vastasmeeskonna liiga üritab fantaseerida veitsi praegu. Kas ma teen üksinda muusikat? Jaa. Et võtke kaasa. Ma niimoodi peaks tulema, siis seda puhts külje ees. Ei nagu reaalselt neid kõndimiskeppe oleks vaja. Kui ta hakkavad ikka väga jutuks minema. Ära suuremaku. Sõbrad, kui käsi sul on laulu vahele. Aga oota, enne me... Oota, kus ma panen selle? Hoia käes. Kätte, jah? Okei, davai. Või noh, hinga, aga ära peale puhu.
ja 3, 2, 1 ja õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Keter, õnne soovime sul. Nii, nüüd läksid kõik ära, kell on praegu 1:30 kohe, ma hakkan koristama, ma ei lähe kunagi sünnapidamisel niimoodi magama, et ma ei korista ära. ja aga lihtsalt tahtsin öelda, et nii tore oli reaalselt. ma olen lihtsalt nii tänulik neile, et me tegime mingeid mänge ja siis tegin kuldilakut oma sõpradele ja siis mängisime veel mõne mängu, käisime mere ääres. ja sööki isegi läks päris palju, ma praegu vaatan, ei jäänudki nii palju alles. Salatit jäi veel, makaronisalatit suur kausi täis ja noh, siin väike kausitäis ka, aga see on ilmselt juba halvaks läinud, et see tuleb ära visata. aga sushit isegi, ma arvan, reaalselt peaaegu 2 kandikutäit läkski. ja ma praegu vaatan snäkke ka, põhimõtteliselt kõik läks ära. ja alkoholi, ma ei teagi, kui palju. väga suur hitt oli Heavenly. Heavenlyt reaalselt enne mul oli kõik siit täis, ma tõin juurde ka vahepeal neid maasikamaasi ja no neid ikka läks korralikult selle valge rummiga ja sidruniga väga hea oli. aga alkoholi kohe vaatame. alkoholist mul jäi siidrit jäi alles, siin siidrid. ja siis siit läks ära. Siin veel üks siidner ja siis Prosecco ja 3 õlle veel. Et isegi nii palju jäädki alles, kui ma nagu kartsin, et jääb. Ja 1 vorst jäi ka. Aga jah, hakkan nüüd koristama siit kõike. Et veits läbu on. Aga tegelikult midagi hullu ei ole. Ma arvan, mingi tunnike koristan ja siis lähen tuttu ära. Täna on uus päev ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, mis ma sünnipäeva kingituseks sain. Ma tunnen need asjad siia. Ma sain muidugi raha, palju lilli ja siis magusat. Aga ma näitan siis asju, mis ma sain. Sellise huulepulga sain. Väga hästi sobib mulle. Väga ilus on see. Väga hea valik. Siis reaalselt ma sain ju paar päeva tagasi beerpaki, kus olid need makrada asjad sees ja nüüd mul just sõbranna kinkis täpselt sama firma siis kodulõhnastaja ja see on mega hea. Ma saan selle Hispaaniasse kaasa ka võtta, et see on nii hea. Sellepärast, et on 100 milliliitrine, et ja seda ma tohin võtta ja saan võtta. Nii et mega nice. See on siukse apelsinilõhnaga. Siis sain kommi on ju, Vana-Tallinna kommi ja geisha kommid olid ka veel. Ja need geisha kommid on juba ära pandud. Mul reaalselt parim sõbranna kirjutab. Meil on põhimõtteliselt terve elu olnud see, et me kirjutame üksteisele sünnipäevaks nagu veits pikema kaardi. Ja nüüd ka siis kirjutas see juurde selle sina ja siis siin sees on tekst. Ja nagu nii, see on nii armas traditsioon ausalt. Lugesin seda eile õhtul. Ma lihtsalt nutsin, no lihtsalt nii armsalt kirjutatud, nii tore, nii südamlik ja tore lihtsalt mega tore. Ja ma ütlen, ma praegu nägin ühte asja veel. Ta on siia joonistanud, Sydney ja Britney ka. No lihtsalt nagu kui armas, aastalt, kui armas. Aga jah, ma ütlen mulle nagu sõbrannadega, minu lapsepõlve sõbrannadega meil on alati olnud nii, et üksteise sünnipäevadel me oleme lihtsalt nii elevil, nagu see oleks meie enda sünnipäev. Nagu tõesti, me oleme lihtsalt nagu tõesti mega elevil. Et see on nii tore. Ma väga väärtustan seda. Ja ma väga väärtustan kõiki neid inimesi, kes mu ümber on. Ja läks tiibiks ära. Aga ma ei tea, mulle kuidagi eile nagu jõudis kohale see, et
see ei ole üldse iseenesest mõistetav, et need inimesed kõik kohale tulid. Et see on, see ei ole mitte midagi iseenesest mõistetavat nagu. Ja me kuidagi, ma arvan, me hästi tihti peale võtame seda iseenesest mõistetavalt, mina olen ka seda terve elu võtnud. Et see on nii, ma ei tea, see on lihtsalt nii armas ja nii tore. Ma räägin, ma olen selle Hispaanias olekuga nii palju muutunud, see on õige. Ma olen hakanud täiesti teistmoodi vaatama kõike. Nagu ma olen hakanud absoluutselt kõike, mis ma elus on nii palju rohkem väärtustama. Ma olen alati hästi tänulik inimene olnud, aga see on kuidagi mind pannud veel rohkem mõistma, et mitte midagi ei tohi iseenesest mõistetavalt võtta. Täpselt samamoodi nagu see, et Eesti loodus on mega ilus, aga ma olen siin terve elu olnud, terve elust oli iseenesest mõistetavalt võtnud. Aga nüüd ma siin käin ja ma lihtsalt vaatan ja ma reaalselt imetlen suu ammuuli, kui ilus loodus siin on. Vot, läks väga tiibiks ära, aga avame edasi. Siis sain sellise kätekreemikese. Okei, see on väga mõnusa lõhnaga. Kas see on vaarikas? Jep, see on vaarikas. Siis ma sain siukse juukseklambrikese, kusjuures ma olen väga tihti mõelnud, et ma tahaks täiega siukest klambrit. Ma olen TikTokis näinud nendega mingid soenguid, et ma olen täiega juusteklambrite fänn ja mul on päris palju erinevaid juukseklambreid, aga vot siukest mul veel ei olnud ja see on täpselt minu värv ka, see lilla on mu lemmikvärv koos roosaga. Lushist ostis Luisaga siis sellise tahke kehakreemi. See lõhnab nii imehästi. Lushi asjad üldse on mega head ja lõhnavad imeliselt. Nii et jällegi üligeniaalne. Ma saan selle Hispaaniasse endaga kaasa võtta. Lushi kehakoorega. Siuke roosa tekstuuriga. Nii äge, Lushis tehakse ju kõik minu arust koha peal värskelt valmis ka. Et minu teada nad ei kasuta ka väga mingisuguseid säilitusaineid. Et väga cool. No lihtsalt mega cool. Ja siis vaselini. Siis selline, mis ta on vist huultele mõeldud või? Jah, Rosy Lips. Proovime sellega siis kohe järgi. Ma niikuinii pean selle pakendist välja võtma. Ma ei ole seda ostnud kunagi, aga ma olen mõelnud, et ma tahaksin väga proovida. Nii. Mega cute. Ja kõige naljakam asi. Üks kingitus oli veel. Täiega äge kink. Reaalselt jällegi, nagu ma poleks siukest asja never osanud oodata. Mul kursakad kinkisid siis selline asi on ju. Ja siis see on siis Vella Headspa ja heaolusalong, kingitus peanaha ja juuste sügav puhastus. Ma juba tunnen seda, kui satisfying see on. Nii et järgmine kord, kui ma Eestisse tulen, siis ma panen endale aja kinni. Mega äge kingitus. No, tõesti, ma ei oleks siukest asja osanud oodata. See oli nagu täielik üllatus lihtsalt. Ma olen näinud küll minu arust TikTokis neid, seda spaad. Siis nad kikkisid ka juukse kaardikese. Nii nunnu. Ja kõige naljakam osa nüüd. Mul siis klassivend kinkis juukse kaardi on ju. Ja ta ütles ka, tüdruk ütlesid, et mingi naljakas see kaart on, et nad oleks nii väga tahtnud minu reaktsiooni näha sellele kaardile. Siis ma mõtlesin, kui ma tegin siin lahti eile õhtul. Ja siis ma vaatasin, et okei, et ju siis see ongi nagu naljakas, mis siin on ju. Aga ei, ma tegin selle lahti ja teate, mis siin kirjas on või? See on nii naljakas, ma hakkasin täiega naerma eile, kui ma selle lugesin. Ühesõnaga, mis läinud, see läinud. Igast puust saab ükskord känd. Palju õnne. Nii naljakas, reaalselt nagu lihtsalt, ma olin 4 õhtul kella 3 juba koristasin. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma vaatan, mis mulle siis kõigi kingiti. Siis tegin lahti, lugesin seda, ma hakkasin niimoodi naerma üksi. Nii naljakas, reaalselt nii naljakas. Jummal küll, nii, no tõesti, võt see on, võib-olla mõni inimene võtaks seda isiklikult, aga kuna ma tean teda ja ma tean ta nalju, siis see on lihtsalt super naljakas reaalselt.
see tegi muhtu väga naljakaks. Vot nii et need olid mu kingitused. Mega tore õhtu oli eile, tõsiselt tore õhtu oli. Nagu täiesti üle ootuste. Me mängisime ju Kuldvillakut ja siis me mängisime, kas see liblikus on? Ma mõtlesin, mingi liblikus on siin sees. Mängisime ju Kuldvillakut ja siis mängisime seda mängu, kus sa paned nagu endast paremal olevale inimesele kirjutab midagi otsa ette nagu sildi peale siis mingisuguse kuulsuse nime ja siis ta peab ise ära arvama, mis kuulsusega tal tegu on seal otsa peal. Ja see oli täiega tore mäng. Siis me käisime mere ääres ja mega tore oli lihtsalt. Nii tore. Mul on tõsiselt, mul on nii vedanud oma sõpradega lihtsalt. Aga praeguseks tõmban siin sünnipäeva otsad kokku Eestis oleku ajal ja siis minu siis päris sünnipäevapäev on veel sees. See on ju siis nüüd täna mis 17. august ehk siis mingi 8 päeva pärast. Nii et näeme ilmselt teiega 8 päeva pärast, sest see on ikkagi siin ju täielikult minu sünnevlog. Täna on kätte jõudnud 25. august 2025 ehk siis täna on minu 24. sünnipäev ja mu aku saab kohe tühjaks, aga pole hullu. Teen kiire sissejuhatuse ära. Praegu kell hakkab veel kohe 9 saama. Täna lähme Alicantesse. Me ei olegi Alicantes ringi käinud, nii et lähme sinna, käime ringi, sööme. Ma läksin vahepeal tuppa akut vahetama. Ma arvasin, et Kaspar magab, sest kell on nii vähe ja ehmatas mind, nii et nüüd ma olen küll üleval, kui ma enne ei olnud, siis nüüd ma olen üleval. Aga täna lähme Alicantesse, käime seal ringi, see oli minu soov. Tahaks lihtsalt võttagi selle ühe päeva ja lihtsalt ringi tuiata. Me oleme Alicantes ainult nii palju käinud, et kui mul vanemad olid meil siin külas, siis nende viimased mingi 3-4 ööd, vist oli 3, olid Alicantes ja siis me lihtsalt viisime nad siin ära. Ja siis korra käisime nende seda hotelli ka vaatamas seal. Ööbisid selles Alicante kõige kõrgemas hoones tollel ajal. Mis tollel ajal? Paar kuud tagasi. Nad ööbisid kõige kõrgemas hoones ja 25. korrusel siis käisime vaatamas nende tuba väga hea vaadeliselt. Ja Alicante tundus nagu sel hetkel juba oli mõnus linn. Nii et sinna lähme ja vaatame rahulikult, toimetame hommikul nüüd. Ei ole kiiret meil siin kuskile, aega on. Ma teen oma make-upi ja siis valin mingi teise outfiti, sest et ma arvasin, et täna mingi hullult päikesepaisteline päev peab vaatama mingi maailma kõige lendlevamad riided, aga tuli nõue ja sain aru, et vau, täna tuleb ülimõnus pilvine ilm. Sooja on ikka mingi 28 kraadi, aga mõnus pilvine, tuuline, nagu siuke perfektne ilm. Reaalselt ma poleks arvanud, et ma kunagi ütlen, et minu jaoks nagu perfektne sünnipäeva ilm on lihtsalt pilvine ja tuuline, aga soe on ikka. Ems just ütles, Ems helistas hommikul, sai mind üles ajada, olingi aeg ärgata ja ütles, et Eestis on täna nii kolle ilm, et sajab ja mingi 13 kraadi, et ma Eestis küll olla ei tahaks. Nii et väga hea, perfektne ilmakana. Vot, aga ma nüüd siin sätin. Mõtlen, kas ma tahtsin midagi veel öelda. Ma tahtsin tegelikult korra rääkida ka sellest nii-öelda 23. eluaastast, et teha aasta kokkuvõtte, sest et iga inimese jaoks tegelikult on ju aastavahetus, on ikkagi tema sünnipäev, et full nagu tema jaoks aastaring on täis saanud. Ja 23. oli väga äge aasta minu jaoks. Hästi kuidagi palju toimus tööalaselt, positiivseid asju. Et jah, just see Hispaaniasse tulek on kindlasti see asi, mida ma loen selle aasta täielikuks highlightiks. Ma arvan, see olekski imelik, kui ma seda ei loeks oma highlightiks. Pluss see, et nüüd ma olen ikkagist meeletult palju saanud ka ikkagist lennata Eesti vahelt. Ma ei tea kuidagi nagu, võib-olla kui ma peaks ütlema, et mida see aasta on mulle õpetanud, siis jällegi seda, et lihtsalt nagu usalda protsessi, usalda elu. Elul on alati sulle nagu mingisugused muud nii-öelda plaanid, kui sa ise arvad, et
ka siia tulekuga oli ju komistuskive, eks ju, meil tööalaselt, ma isegi ei viitsi sellest praegu rääkida, aga igatahes usaldasime inimest ja tuli välja, et ei saa usaldada ja sellepärast ma ju nüüd käingi Eestis, on ju. Aga see ongi just hea, et see juhtus, kõik juhtubki nagu põhjusega, et see pidigi nii minema, et lihtsalt nüüd tagantjärgi aru saanud, miks see pidi nii minema ja vot see on nagu jah, see on, ma arvan, kõige suurem õppetund ja samamoodi ka näiteks selle korteri saamisega, kus me praegu oleme, et mul oli juba nagu see, et mitu päeva oli otsida, kuhu korterisse nagu pikemaks siin jääda ja väga palju valikut nagu justkui ei olnud ja kohalikud väga ei vasta ka sulle siin, kui sa kohalikus portaalis turistina. Kui sa turistina nagu tahad kuskile kohaliku juurde, kohalikku korterit võtta, kohaliku, ei oska rääkida, ühesõnaga ei ole lihtne välismaalasena siin korterit saada. Ja mul oli juba natuke see, et kas me üldse saame, kas pole mingi usaldada, küll kõik mängib välja ja siis oligi kuidagi nii huvitavalt saime selle korteri täiesti lampi. Ja jällegi näitas mulle seda, et lihtsalt usalda elu, usalda protsessi. By the way, mega hea concealer, maksab siin mingi 3 euri, siuke Catrice'i oma, ma ei tea, ma ei olnud sellest firmast enne midagi kuulnud. Aga täiega hea katvusega, võtab hästi neid tumedaid silmaaluseid ära, ülihea konsistentsiga, üldse see firma on päris hea. Kui Hispaaniasse satute, ma ei tea, kus veel neid müüakse, aga Rossmann, siuke pood, otsige üles, seal, see on üldse väga hea pood, see Rossmanni ja minge sinna, seal on see Catrice olemas ja ka nendel on väga hea highlighter, just ostsin selle sealt. Ostsin tegelikult nendelt, kuna minu ripsneduši ei müüdud seal Rossmannis, siis ostsin ka prooviks Catrice'i waterproof ripsneduši. Ma ei proovi eriti uusi ripsneduše, sest ma olen enda omaga väga rahul, aga see on täitsa okei, aga Maybellini oma on ikkagi parem, aga see on ka okei ja see oli ikkagi ka palju odavam kui see Maybellini oma. Nii et jah. Vist täna mõtlesin, ma tahaks küünlaid puhuda. Reaalselt hommikul just mõtlesin, jaa. Aurutasin just oma ülikooli lõpuseeliku ära, panen selle täna selga endale. Aurutatult ikka palju ilusamad riided. Veits on veel märg, aga laseme tal kuivada ja siis on ta korras. Nii, me kohe hakkame liikuma, sinna ma vlogikaamerat kaasa ei võta, sest see on nagu lihtsalt nii tüütult suur, et kaasas kanda, aga mu outfit on täna siis selline. Vahetasin särgi ära, panin kõige roosa särgi ja siis selline lilla seelik ja kleit muidugi. Seelik, mis oli mul ülikooli lõpetamisel ka. Siuke satiinist pärit Ivo Nikolost. Särk on pärit Stradivariusest. Nii et yes, login on ka valmis. Ma olen valmis, nii et saame minna. Meil on vist siin öösel natuke sadanud, sest kui me auto juurde jõudsime, siis lihtsalt autol on mingi liivakihk peal ja siukest nagu pritsmed. Ehk siis ja meil ei olnud nagu mere äärde pargitud auto, nii et siin on natuke sadanud, tundub. See on midagi väga erakordset, kui meil on sadanud. Kõva niiskus on praegu õhus, aga päike natukene pilvitab, aga muidu on ja üli hea ilm. Ja võtsime koogid kaasa hommikul. Kohe ei tahtnud see kooki süüa, ma ei tea, ma kuidagi ei ole hommikune nagu magusa sööja. Ei soovitata ka naistel üldse tegelikult hommikulti magusat süüa hormoonide pärast. Nii et võtsime kaasa ja kui Alicantesse jõuame, siis sööme. Ja mul on sellepärast ka nii hea meel, et täna siuke ilm on, et ma ei pea kübarat pähe panema, sest et kui päike paistab siin ja mul ei ole peakatet, siis mul tuleb kohe päikese piste. Ja ma eile just mõtlesin, et võike küll, et me läheme päeval jalutama kuskile kesklinna. Päike paistab lagi pähe, et nagu ma pean kindlasti olema päikseprillid, kübar, et nagu mõttetu meiki teha üldse vaata. Aga ei, nüüd on see, et isegi päikseprille võib-olla ei lähe vaja, mis on perfektne ilm siin päriselt, mis perfektne.
respekt neile. Oleks veel öösel natuke rohkem sadanud, et õhk oleks ka natukene rohkem selgem, siis oleks veel parem, aga tead, mulle see pilvine ja tuul lihtsalt juba sobib. Nii et jah, kuna siukene kiht oli autol peal, siis me tulime korraks siia pesulasse, Kaspar kiirelt laseb üle auto ja siis liigume edasi, et kõva tolmukiht võib-olla näete siit. Rets. Ja naljakas on see, et minu sünnaga seoses siis, et eelmine aasta vist rääkisin ka siin vlogis, et ma mõtlesin, miks mulle keegi Facebookis enne ei sobi nagu, mis värk on, vaata, alati mingi täiega tuleb õnnesoove seinale. Ja siis ma eelmine aasta avastasin, et okei, et Lampi Facebook arvab, et mul on Kaspariga samal päeval sünnipäev 10.10.95. Ja see kuidagi seotud Instagrami kontodega. Ilmselt sellega, et ma logisin sinna meie MetaVisiti Instagrami ka sisse ja seal on Kaspari sünnipäev ja siis mul on kuidagi ühendatud need kõik business kontoga, ühesõnaga kuidagi sealt ja ma ei saa ka oma sünnipäeva muuta. Lihtsalt ei lase Meta muuta mul, ütleb, et mul on kõik, ma olen juba liiga palju muutnud oma sünnipäeva. Nii et näeb ära nüüd, kellel päriselt on ju sünnipäev meeles sõpradest, sugulastel ikka on, aga sõpradest ja kellel ei ole. Nii et eelmine aasta oligi kusjuures päris vähe õnnesoovi, ma peaks ütlema, võrreldes sellega, mis tavaliselt on. Ja ma meelega testin inimesi praegult, et ma ei pane Instastorisse ka mitte midagi terve päev, ma panen õhtul. Ja kui inimesed hakkab mul õhtul täiega kirjutama, siis see näitab, et neil oli meelest läinud. Kaspar teeb mulle lilli, võrras, et ta läks lihtsalt siia bensukasse korra sisse, aga ta käis siin kuskil kõrval lillepoes vahepeal. Tõi mulle roosid. Nii armas. Ma ei tea, miks ma nii sentimentaalne olen viimasel ajal. Ma hakkan iga asja peale nutma. Iga asja peale nutma viimasel ajal. Okei, mul vanaema helistab. Tšau. Alicante sadam. Kellelgi elab mere ääres, aga näed, 2 basseini on ikka katusel. Korralik kompleks on see ikka. Ma eeldan, et siin kunagi hoiti midagi. Ma eeldan. Aga mida vaadet? Nagu what? Ja siit saab veel kõrgemale. Oi jumal. Wow. Sama vaade, aga kõrgemalt. Nii, me oleme peaaegu kõige kõrgemal. Täiesti vapustav koht. Täiesti, see on kõik tasuta. Mis on kõige haigem selle asja juures. Meeletult suur. Ja lihtsalt nii äge koht. Tuult on ka õnneks. Alicantes ikkagi paistab päike. Tere vihas ei paistnud, aga Alicantes ikka paistab. Muidugi keset seda kivihunnikut. Mingi kaktus kasvab siin. Oi kui äge koht. Oi kui äge koht. See oli praegu. Ja nüüd lähme edasi kesklinna. Tulime süksesse Jaapani kohta sööma. Söö palju tahad? 20 € inimene. Siit siis pead valima. Happy birthday! Cumpleaños feliz. Seda siis on käisidki tegemas. Kõigepealt ma mõtlen mingi soovi. No võta. Nii, ma tulin siia seda vlogi lõpetama, sünnipäeva vlogikest. Tänane päev hakkab vaikselt juba läbi saama, nii kähku see läkski. Mega tore sünnipäev oli, me käisimegi Alicantes, käisime seal Castillos, siis jalutasime vanalinnas, promenaadil, üks Seenekeste tänav, käisime seal ja käisime söömas.
väga hea sushi koht oli, see ongi siis, ma olen siin vlogides palju rääkinud ka, et need söö palju tahad kohad on Hispaanias hästi populaarsed ja me olemegi, nii kui me avastasime need, siis me hakkasimegi ainult nendes käima. Esiteks sa saad nagu nii palju asju kuidagi proovida ja need on nii head alati ja nii värsked, et hullult soovitan, kui Hispaaniasse tulete, siis söö palju tahad kohti otsida. Enamasti on, et meil ongi, kõik on sushi kohad olnud, üks oli Korea koht vist või, et kõik on väga head olnud ja jumal normaalsete hindadega, et täna oli ka seal Alicante kesklinnas, üks inimene oli 20 euri ja väga-väga hea koht tõesti, lihtsalt nagu nägite ka videost, siis seal oligi nagu Jaapanis oleks olnud, on ju, seal jooksid need taldrikud niimoodi ringi, kogu aeg värske toit tuli lauda või noh, jõudis sinuni siis taldriku peal ja kogu aeg nagu pandi juurde köögist sinna uusi taldrikuid ja lihtsalt nagu nii maitse oli ja nii hea ja lihtsalt mega-mega hea. Ja siis seal söögikohas oli uus üllatus, tulid siis töötajad koogitükiga ja küünlaga lauda ja korra laulis ka mulle seal ja Kaspar muidugi tellis selle sinna, see oli nii armas, nii äge, nii tore päev on täna olnud. Ja nüüd ongi õhtukene käes ja on varsti ilmselt lähme ka merre ujuma. Meil on siin endiselt 30 kraadi meres, hästi soe on, aga täiega mõnus ilm, et hästi tuuline on, ehk siis ilmselt on ka suured lained. Nii et vaatame, ilmselt lähme ujuma ka veel ja siis teistud siuke mõnus rahulik õhtukene. Täna on korralikult samme ka tehtud, nii et nende pärast ka muretsema ei pea. Ja issand, tõesti, nii tore sünnipäev oli. Ja vot, aga teeme vist see vlogi otsad kokku siin. Ma arvan, et see tuli päris pikk vlog, ma ei ole päris kindel, ma ei tea veel, aga igatahes thanks, kui sa see video lõppu jõudsid, thanks, et sa vaatad üldse mu videoid ja kaasa elad ja kui sul meeldib mu videod, siis like seda videot ja subscribe'i mu kanalit ning näeme jälle järgmises videos. Tšau! Ja Britni tahab ka teile tšau öelda, nii et Britni ütle tšau!